Eks see Liima tundub olevat siuke hästi ratastooli sõbralik. Et selles suhtes on küll. Ja need toidud ei olegi vist nii kallid, kui natuke välja minna, aine. See oli ikka ebareaalselt kogu. Et see, et me läksime natukene linnast välja, me läksime lihtsalt muuseumi otsima ja mitte linnast välja, vaid lihtsalt äärde kuskile ja toidu hinna vahe on, ma ei tea, 6-kordne. Et see oli nagu kummaline. Et tundubki tegelikult siin riigis vist polegi väga kallis. No takso tundub, et on suht nagu Eestiga üks hind võib-olla natuke on odavam. Aga noh, kõik on puhas, kõik areneb. Eile öösse käisin ringi, Rait oli jälle hotellis, täitsa ilusti tulin koju tagasi, käisin mingi kilomeeter eemal, tulin kilomeeter tagasi. No muidugi ei soovitata minna sinna õhtul parki, mis meil ääres on see, randa, ta ütles, randa, ärge pimedas mingi, okei, aga võib-olla meie pargis võib käia. Tahaks tegelikult õhtu näha seda, kui ilus ta on. Aga tundub, et siin pool ookeanis jääb mul täna minemata. Mina tahaks minna, see laine mind kartma ei löö. Aga küsimus on selles, et see veevärv on, ma ei viitsi, kui see on, noh, mul on nii pikk ei sees, et ma ei taha millegist nagu haigeks jääda, ma pean teatud osas ka tegema valikuid, et mitte hullu panema, vaid ühest tükis ikka koju jõudma. Ma arvan, ma saan selle lainega hakkama, ega siin ei ole palju suurem kui Brasiilias. Et siin kohati on jumala vaikne, lähed ära, lased ennast ilusti lainel kanda. Esimene tuleb ära saada, see esimesest lainest üle ja pärast pole esimesest lainest välja. Aga jah, mega ilus, ma räägin, see on ikkagi unistuste värk. Ja kui nüüd tuli välja, et hotell, meil oli võetud söögiga hotell. Kujutate ette, selle hind on, kuulete õieti, 38 eurot 3 päeva. See on siis ju, noh, pole 13 eurotki, selle eest saad võib-olla mõnes kohas ainult hommikusöögi. Aga meil maksab selle eest sööbimine ja hommikusöök seal sees. Ja väga äge hotell, väga äge hotell. Et selles suhtes minu jaoks on kõik käte jala juures ja saan kõigega hakkama seal. Ma isegi ei näinud, kus see Rait nüüd põgenes meil. Nüüd aeg seda vett vaatama, ega see vesi on ikka päris kole. Aga jah, nii et kui tahate puhkama tulla, siis Liima. Cusco on kallis, Cusco on ülikallis. Ja Liima siin keskel on ka ülikallis. Aga kui võtta näiteks hotell mingi, ma ei tea, no natukene eemale sellest turismikohast, siis seal on kõik väga odav, ma kujutan ette. Aga meil on tegelikult hotell on siin suhteliselt lähedal, ma arvan mingi 500 meetrit või 400 meetrit. Ja seal on selline hind. Näete, kohad on olemas. Siia saad tõmmata oma tooliga tulla, kõik kõvad alad. Mõlemal pool on kõvad alad. Mis sa veel elud tahad? See on ju minu meelest väga vinge. Vesi on raudselt jahedam. Jahedam, jah? Aga miks ta nii millukest värvi on? Põhi on siuke tumedam viiva. Tundub, no vaat see oleks äge võtta praegu see laine, mis nüüd tuli, vaat see koht. Nii kui see ujuma tahaks minna, sul tarkstooli peaks täitsna vette lükkama. Ei, no ta läheb kogu aeg vette. Sest see, vaata kui palju sa peaksid roomama, seda madalat vett tuleb kui 15 metre. No mis siis, ma keeran selja ette, panen kätte peal see 15 meetrit. Ainuke asi on see, et kas ma selle 15 meetrit jõuan nii kiiresti ära käia, kui järgmine laine tuleb. Kui järgmine laine tuleb, siis on pekkis. Siis lähen uuesti, hakkan jälle otsast peale, iga kord nii kaua otsast peale, kuni ma jõuan selle 15 meetrit ära panna selle keskkätte pealt. Muud ei ole midagi. Aga lihtsalt see veevärv neid ei kutsu. Aga liiv on nii kõva, tead seal või? Et tooliga lebo viia. Ei, sa saaksid sõita seal tooliga. Väga kõva. Ma ei tea, no niisugused tingimused on loodud, kõva tool mere ääres. Homme läheb maja ise. No ma tahaks, nii kangesti tahaks minna. Väga kangesti tahaks minna. See oleks siit poolt ookeani ka tehtud. Homme lähed ju. Okei, homme lähed. See värvus. Homme püksid jalga panema. Ujupad jalga, jah. No ja läheb otse rannast ikkagi vist proovimata see ujuma minek, nii et selline on praegu arutelu ja
mis asi ja homme läheb, jah, homme tuleb midagi ekstreemset jälle minu elus. Ma lähen loomadega ujuma, nii palju võin ette öelda. Aga kas see kõik ka kujuneb nii nagu vaja on, eks seda näitab aeg. Et ujumas on nii või naa, lihtsalt jääb see rannast minemata lainesse. Ja mis siin ikka? Liima, väga ratastooli sõbralik, nii et ja arvan ka, et suht taskukohane. Ma arvan, et õigel ajal osta piletid ära ja siia lennata ja nautida seda soojust. Siis ma arvan, et ei pea vettuma. Inimesed väga ligi ei tiku, on siuksed väga tagasihoidlikud. Ja ega see linna peal ka siukest saginat ja suminat niukest hirmselt midagi ei olnud. Vähemalt eile õhtu küll oli siuke väga rahulik. Aga mingi laulja oli kuskil siin maha lastud. Ja siis mis hakkavad mingit keeldu seal panema või meie piirkonnast kuskil kaugemal. Aga nii praegu ei saa aru, et siin ebaturvaline on. Ma olen esimesest päevast saadik on kaamera väljas, teistes kohtades ma ikkagi peidame nii kaua, kui on võimalik neid peita. Sellepärast, et taksojuhid ütlevad kõik. Nii kui aknastki välja pistad, ütles kohe ilma sellest. Aga siiani on hästi läinud ja loodame, et läheb ka edasi hästi. Et homme siis läheme teeme selle loomade kujumise ära jälle ja kui saab, kõik hästi laabub ja pidi tegema valikuid, et mis võtta ja mis teha. Siis jääb see õhust ka vist hüppamata ja vaatame. Valime seda, mis on nagu hetkel tundub nagu parem. Mõtteid võib olla ju. Aga selge, mis seal ikka. Et tulge ja puhake Liimas, siis näete ilus puhas. Ja ööbimine on põhimõtteliselt niisama pool muidu. Tšau!